tere keskhommikut kõigile, kes järgi jäid siia. Mina olen Raivo, olen Ernst & Youngist. Räägin siis ühe uuringu põhjal, mille Majandusministeerium ja RIA koos tellisid. Teema on selline hoopis teistsugune kui e-identiteet, aga ma katsun sellest siis teile rääkida sellises võtmes, et kus me praegu selle teemaga oleme. Roheline või siis SGD või säilenõtkus või kestlikkus või neid moodsaid sõnu on hästi palju, mida kasutatakse. Meie riik võtab hästi palju eesmärke endale koos teiste riikidega nii Euroopas kui laiemalt selles suunas, et olla keskkonnasäästlikum. Sellist keskkonna jalajälge on juba mõõdetud meil siis näiteks Kaitseministeeriumis ja näiteks Siseministeeriumis ja praegu sama metoodika järgi proovitakse mõõta ka kultuuri- ja spordivaldkonna jalajälge. Üks selline terve suur valdkond või teema siis, kus samamoodi taheti selline lävepakk või stardipakk paika saada, et kus me praegu asume, on digiriik või üldse meie riigi asutuste IT-seadmed ja tarkvara ja kõik see muu, mida me seal arvuti sees kasutame. See sellises laias vaates ei ole päris selline miskit moodi unikaalne või väga julge samm kuskile suunas. Ei saa ka öelda, et meil oleks selline pikk paarikümne aastane ajalugu nagu ID-kaardiga on sellel teemal, et pigem on see Eesti siin selle teema peal siis üks paljudest, kes proovib kuidagi aru saada, kuidas seda teha, et mõõta seda, kui palju mõju IT-l keskkonnale on ja mis metoodikaga seda teha. Need, kes selle kallal on juba pikemalt vaeva näinud, tunnistavad, et see on peaaegu midagi sellist nagu nurjatu probleem, kuna neid asju, mis omavahel seotud on nii palju. Et siit selliseid väga lihtsaid retsepte välja anda, et ärge ostke seda ja ostke toda või ärge kasutage nii ja kasutage naa on väga keeruline, sellepärast et need igasugused seosed ja võrgustikud, mis siin taustal on nii keerulised, et keegi päriselt ei taha midagi välja öelda. Aga üks on selge, see mõju on järjest kasvav. Meil on järjest rohkem tehnoloogiat, mille tootmise kaudu tekib keskkonnale mõju ja meil on järjest rohkem andmeid. On nad siis kukrus või mõnes serveris, vahet ei ole. Nende hoidmine ja nende liigutamine üle andmesidevõrkude on see, mis tekitab olulist keskkonnamõju. Ehk et see sinine ja roheline ala seal siis on need, kus seda kasvu ette nähakse. On ka neid uurijaid, kes ütlevad, et tegelikult see kasvutempo on nii suur, et ressurss saab ühel hetkel otsa. Elekter saab otsa ühel hetkel või ei ole enam millestki kiipe toota või siis ei ole neid kiipe. Et võib-olla need kõverad ei jätku ka sellise entusiasmiga, nagu neid siin selles prognoosis näidatud on. Aga jah, on mõningaid näiteid oli ka, mis me kasutasime. Näiteks Singapur lõpetas andmekeskustele tegevuslitsentside andmise ära. Sellepärast, et sinna riiki ehitatud andmekeskused kokku võtsid sellel hetkel 9% kogu selle riigi elektri tootmisest ära. 9% ühe riigi elektri tarbimisest läks puhtalt andmekeskustele, enamus neist ei teenindanud Singapuri ennast. Seda on päris palju. Ja eriti sellises piirkonnas ka, kus seda jahedat tuleb kogu aeg juurde puhuda sinna andmekeskusesse. Nii et see ressurss kuskil kohal võib ikkagi otsa saada. Aga eks sellepärast neid andmekeskuseid jälle rohkem Põhjamaadesse siis proovitakse ehitada. Meile ka siia, kus siis suurem osa aastast saab loomuliku jahutusega andmekeskuseid jahutada. Nii et proovisime mõõta seda keskkonna jalajälge, aga tunnistame seal juures ka, et need meetodid, millega seda teha, ei ole võib-olla kõige täpsemalt veel paika loksunud. Just sellepärast, et asju, mida mõõta, on väga palju. Ja teiseks neid meetodeid, millega mõõta, on üsna palju veel valida. Sellist ühte kindlat välja kujunenud ei ole. Meie kasutasime siis ühte
sellist, ütleme, kõige levinumat või kõige rohkem kasutust leidnud, mis on siis kasvuhoonegaaside protokolli meetod või selline GHG protokolli meetod, mis põhimõtteliselt vaatab seadmete elutsüklit ja siis nende aktiivset kasutust. Aga siin on üks selline natukene kriitiline artikkel, mis võttis ja võrdles neid IT-keskkonna jalajälje mõõtmise katseid erinevates riikides ja näitab seda, et need erinevused on ikkagi väga suured. Nii et mitte, et ma nüüd tahaks kohe sellel järgneval jutul vaipa alt ära tõmmata, aga tegelikult on siia kindlasti mingisugune selline veaprotsent ka sisse ehitatud. Aga sellised uuringud nagu see, mis meie läbi viisime ja kõik järgnevad muidugi aitavadki edasi viia seda, et me saaksime nagu ühiselt paremini aru, mis see jalajälg siis tegelikult on. Nii et see nurjatu probleemi küsimus jääb. Nii. No meil oli selline projekt, siis tegime seda umbes pool aastat ja vaatasime nii palju riigiasutusi, kui vähegi oli võimalik kaasa haarata. Majandusministeerium on värskelt selle uuringu tulemuse siis ka oma veebi üles riputanud ja meil on siis see digiriigi arengukava 2030, kus on suurejooneliselt välja öeldud, Eestist saab roheline digiriik juba väga varsti. Ja selleks, et nüüd aru saada, et kuidas me liigume selle eesmärgi suunas, siis oli vaja paika panna üks selline vai maasse lüüa ja öelda, et siit hakkame minema. See oli suuresti selle projekti uuringu eesmärk. Saada aru, mida me teame, saada aru sellest, mida me veel ei tea. Ja mõned sellised selgitused veel sinna juurde, et see IT mõju keskkonnale ei ole mitte ainult negatiivne, see on nagu selline see esimene pool siin sellest, et me kasutame mingeid seadmeid, mida on toodetud ja kuidas me neid kasutame. Tegelikult on siis IT-l väga suur positiivne mõju keskkonnale ja seda sellist netoarvutust, et kas see negatiivne kaalub selle positiivse üles või vastupidi. Seda rehkendust kõik tahaksid teha, keegi päriselt veel ei oska. See, et teine ja kolmas osa ei olnud meie selle uuringu skoobis või osa, meie tegelesime selle esimese poolega, et vaadata, milline siis negatiivne või kahjulik mõju IT-seadmetel praegu meie keskkonnale on. Kui vaadata, kust see negatiivne mõju tekib, siis eelkõige on need seadmed. Kõige rohkem arvukamalt on tegelikult kasutuses nutiseadmeid. Aga suurem enamus riigiasutusi ei anna oma töötajatele nutiseadmeid, need on nende isiklikud seadmed ja nende keskkonnamõjuga tegelevad praegu väga agaralt ka need, kes neid nutiseadmeid müüvad ja tarnivad, rehkendavad nende kulu ja tegelevad ka siis nende tekkiva mõju kompenseerimisega. Töökohaseadmed, see, mis teil laua peal on, enamasti Eestis praegu juba just täpselt sellised asjad, on see teine väga oluline mõjukoht, aga sealt edasi siis tarkvara andmed, mis teie arvutis on, andmed, mida te hoiate pilvelahendustes, andmekeskused, mis neid pilvelahendusi toetavad, andmeside, millega andmed liiguvad teie seadmete ja pilve vahel. Ja siis veel terve suur kategooria asju, mida paraku on just meie maal väga raske mõõta. Igasugused sensorid ja muud pisiseadmed, alates ID-kaardi lugejast näiteks, igasuguste konverentsiseadmete, arvuti külge riputatavate kaameratega ja nii edasi. Hinnanguliselt on nende väikeste vidinate keskkonna jalajälg tegelikult väga suur, aga keegi ei pea nende üle nii täpselt arvestust, et oskaks mõõta seda, milline see on. Meie uuringus teid välja sellised teemad, mida ei tellitud, aga mida oleks ka päris raske mõõta. Nii et kahte sorti ülesanne vaadata, kas meil üldse on andmeid võimalik kuskilt kätte saada, et mõõta nende asjade keskkonna mõju ja teiseks proovida seda siis hinnata ja vaadata, kuidas seda mõju vähendada saaks. Kõikide selliste seadmete puhul tekib keskkonnamõju kolmes suures kategoorias. Tootmine,
kasutamine ja hävitamine. Eesti on nii väike riik, meie ise IT-seadmeid praktiliselt ei tooda. Kõik see tootmisega seotud keskkonnamõju jääb kuskile mujale. Ja IT-valdkonnas on sellega umbes samamoodi nagu näiteks rõivatööstuses või toidutööstuses, et ega te päris täpselt ei tea, kust need materjalid tulevad, kust nad kaevandati, kust nad toodeti. Kas selle juures kasutati lapstööjõudu. Te lähete turule, küsite Eesti maasikaid ja öeldakse teile, muidugi on need Eesti maasikad. Aga kuidas te seda täpselt teada saate? Muud moodi ei saagi, kui et tootja peab ühe sertifikaadi andma või mingisuguse tõendi. Ja siis on see, et kas see tõend võiks olla kuidagi kuskil kukrus või taskus, et teda oleks lihtne kasutada ja nõnda edasi. Samamoodi on selle hävitamisega Eestis tegelikult utiliseerime arvutiseadmeid, aga me teeme nad koostisosakesteks, need ülejäävad seadmed, aga nende päriselt ümbertöötamine ei toimu Eestis, need viiakse Eestist välja. Nii et võimalus üldse meil nende küsimustega tegeleda olekski seada mingisuguseid nõudeid nendele elukäigu etappidele. See, kus keskkonnamõju meil Eestis koha peal on see, kuidas me kasutame neid seadmeid. Ja siin on siis riigil võimalik ka midagi ette võtta selles osas, et kuidas seda keskkonnamõju vähendada. See, kus tegelikult meil õnnestus mingisuguse numbrini üldse jõuda, olid töökoha seadmed. Need on siis arvutid, monitorid, printerid, skännerid, kõik muu selline, mis need dokid, mille sisse te oma sülearvuti pistate. Me suutsime mõõta 74% avaliku sektori asutuste arvutite keskkonnajalajälge, sest me saime siis teha koostööd kesksete IT-asutustega, kellel on sellised head varahalduse süsteemid, kus arvutid, nende mudelid, vanused, kõik muud sellised detailid on olemas, protsessori võimsused. Ja kasutades keerulisi Exceli mudeleid oli sealt võimalik välja arvutada keskkonnajalajälg. 26% asutusi meil ei olnud kättesaadavad, siis asutused, mis ei saa jagada enda kohta andmeid ja olid mõned, kes ei tahtnud andmeid jagada, aga me siis proovisime laiendada seda oma mudelit ka nende peale. Ja meil olid ka mõned KOV-id mängus, aga nende kohta see arvamine on võib-olla natukene siis sellise udusem või vähem usaldusväärne, aga tõstsime nemad ka sinna valemisse. Selline terviklik mudel sellest, et kus kohas tekib ühe töökoha seadme või tavalise arvuti, näiteks sülearvuti keskkonnamõju, on metoodika järgi selline. Suur osa siin on transpordil, sest asjad liiguvad tegelikult päris palju ühest kohast teise juba tootmise käigus ja müügi käigus. Natukene on seal pakendit ja siis on kasutamine, mis tegelikult on elektrienergia ja lõpuks siis see utiliseerimine või ümbertöötamine kuskile algosakesteks tagasi, kust need erinevad metallid pärinevad, et neid uuesti kasutusse võtta. Tegelikult need mudelid, see on isegi natukene lihtsustatud vaade sellele, mida kõike arvutatakse selle jalajälje sees, aga umbes selline see välja näeb. Kuhu me välja jõudsime, siis on see, et 3/4 sellest meie digiriigis kasutatavate seadmete keskkonnamõjust tuleb nende tootmisest. Ehk see on väljaspool Eestit, seda meie otseselt ise ei tunne. Peaaegu veerand siis on see, mida me tunneme ehk elektrienergia koha peal ja õige pisut jääb sinna juurde transporti ja utiliseerimist. Riigiasutuste arvuteid läheb Eestis nii-öelda prügimäele väga vähe. Me rääkisime ka nende selle elukäigu lõpus olevate ettevõtetega, kes küll alati päris täpselt ei tea, kas see arvuti, mida nad lahti võtavad, parasjagu pärineb riigiasutuselt või mitte. Aga hinnang on selline, et võib-olla need loetakse kümnetes. Ilmselt alla 50 arvuti aastas on sellised, mida riik annab päriselt, viskab minema, mida ei õnnestu taaskasutusse võtta. Enamus neid arvuteid, mis on riigiasutuste käes mingisuguse hulga aastaid, antakse kuskile järgmise ringi kasutusse.
ja nendest jällegi kuskil 80% ja võib-olla natukene peale lähevad Eestist väljapoole. Meil on siis mõned Põhjamaade ettevõtted, ka mõned Eesti ettevõtted, mis tegelevad sellise järelturu otsimisega. Hästi tänuväärne piirkond on Põhja-Aafrika ja Lõuna-Ameerika, kuhu siis meie riigiasutustes kasutusel olnud arvutid tihti jõuavad. Puhastatakse vahepeal ära kõik ja vahetatakse mingeid osi seal sees ja nii edasi. Aga mõte on selles, eks ju, et sa kõige suurem kahju tekib sellest, et sa toodad arvuti ja siis keskkonna mõju sa saad vähendada selle läbi, et sa pikendad selle seadme eluiga, tema kasuliku kasutusiga. Sa ei pea tootma uut masinat sinna asemele. Kõige parem valik oleks muidugi üldse arvutit mitte kasutada, mitte osta. Aga tööd me niimoodi teha ei saa. Kui me ta juba ostnud oleme, selle nii-öelda jalajälje vajutanud kuskile loodusesse, selle kollase osa, siis venitaks seda kasutust võimalikult pikaks, et ei peaks uut sellist kollast jalajälge tegema. Kuna Eesti on nii väike, meie riigiasutustest üle jääb, meil on eks ju natuke üle 100 000 riigiametniku, iga aasta kuskil 1/4 nendest saab endale uue arvuti. Päris palju, Eestis ei ole nii palju tahtjaid, meil ei ole ka kooli, lasteaedu, hooldekodusid ja nii edasi, kes kogu aeg vajaksid neid uusi arvuteid, nii et need tuleb Eestist välja viia. Aga õnneks see mudel praegu töötab väga hästi, nii et kui riigiasutus on endale arvuti rentinud, siis ta selle saab anda ka kuskile mujale. Aga sellises planeedi vaates siis me oleme ikkagi selline pigem nagu teiste najal natukene elaja, eks ju, meie ise ei võta peaaegu üldse seda keskkonna mõju enda siia koha peale. Ostame masinaid, mille mõju on olnud kuskil mujal ja kui me oleme nad ära tarvitanud, siis viime nad ka jälle kuskile mujale maailma piirkondadesse, kuhu siis need jäätmed tegelikult järgi jäävad. Ja see keskkonnajalajälg, mis meil siin koha peal tekib, on ju omakorda praktiliselt ainult elektrikulu. Ja kuna meie elekter on nii-öelda väga must, kasutame põlevkivienergiat hästi palju ja riigiasutust omakorda ei ole praegu sõlminud rohelise energialepingut, ütleme need isegi mitte asutused, vaid siis neid teenindav Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ei ole praeguseni seda teinud, siis see keskkonnamõju ongi nii suur. ERKAS on võtnud eesmärgiks jõuda sinna, et umbes pool riigiasutuste elektrist võiks olla roheline, kui seda saada on ja sellega me tõmbaksime siit kohe pool maha sisuliselt. Nii, Kalev tahab öelda midagi. Jaa. Küsimus selle loogika kohta oli selline, et kui see tootmine, mis on tehtud kuskil Hiinas, eks ole, nüüd on meie jalajäljes hetkel praegu paistab, kompuuter X tuli Hiinast. Nüüd kompuuter X viiakse 5 aasta pärast Marokosse. Siis milline on selle nagu tootmisjalajälg Eestis ja Marokos? Selle ühe seadme tootmine. Kus selles mudelis, kui arvutada küll praegu Eestit ainult, kus selles mudelis on selle arvuti tootmise jalajälg, mis lõpuks päädis Marokos? Sa mõtled nüüd nagu geograafiliselt, et kus seda... Ei, jah, jalajälge me Marokosse ei vii. See on nüüd nagu selle rehkendusmetoodika küsimus, et... Jah, täpselt samamoodi, et kui see Hiina provints, kes suurem osa selle seadme tootmiseks vajalikku plasti ja muud mudru tootis, teeks ka neid rehkendusi, siis jah, tekiks seda, et 3 riiki kõik arvestavad praeguste metoodikat järgi seda jalajälge nii-öelda ühtmoodi. See sama muide kehtib telefonide puhul ka. Ja meil siis telefone müüvad ettevõtted enamasti siis Põhjamaadest pärit tegelevad ka väga agaralt nii-öelda süvitsi nende metoodikatega praegu, et kuidas selle ühe telefoni ka sinu käes kasutuses olevat aega saaks see ettevõtte omakorda siis kompenseerida kas mingite kvootide ostmisega või sellise tegeliku metsa istutamise või rohetegevusega. Keegi peab seda tegema, aga
hetkel seda ohtu praegu veel ei ole, et me nagu 3 korda üle liidame nagu seda mõju. Selleks, et oleks ka üks number 42, mis meie uuringust lõpuks tekib, siis me proovisime seda keskkonnamõju millegagi võrrelda, et see 26 000 tonni CO2 ekvivalenti, see on siis see, kus kõik need muud halvasti lõhnavad gaasid arvutatakse ümber CO2 mahuks oma terve selle kasutusea jooksul, mis Eestis on siis arvuti puhul keskmiselt 4 ja monitori ja muu seadme puhul umbes 6 aastat. Kõik see 100 000 pluss arvutit, mis meil on, kokku annaksid umbes 26 000 tonni sellist CO2, mis tegelikult ei ole nagu väga kohutavalt suur number. Veel kord, kui me seda ostaksime roheelektrit, siis me saaksime sellest peaaegu poole maha võtta. Ja see number on umbes samasugune, kui siis 5500 diiselautot sõidaksid ühe aasta jooksul ringi. Nii et selline, meil küll KOV-ide töötajad sõitsid vahepeal elektriautodega, aga selline ministeeriumide ja mõnede ametite töötajate ametiautode aastane kulu on umbes sama suur nagu siis meie IT-seadmete kogu elutsükli mõju. Ülejäänud teemade kohta sellist numbrit meil välja arvutada ei jõudnud. Meil on terve rida soovitusi ka, kuhu poole liikuda on võimalik kasutada pigem paremaid seadmeid, mille eluiga ongi pikem ja kasutada rendimudelit just sellepärast Eestis praegu siis, et rendileandjatel on taaskasutus teenus olemas või hästi sisse töötatud. Aga ma liigun natuke teiste teemade peale ka, mis meil vaatluse all olid. Vaatasime ka andmekeskuseid, nende tegelikku keskkonnamõju me välja arvutatud ei saanud, sellepärast et me tegelikult saime ühe numbri, mida me ka majandusministeeriumile saime öelda, aga me ei saanud seda siia avaldatud aruandesse panna, sellepärast et tegemist olevat miskit sorti ärisaladustega. Aga olukord ei ole üldsegi halb. Riigil on päris hästi töötavad andmekeskused olemas, neid on tervelt 2 tükki. Ja meil on ka erasektoril väga energiatõhusaid andmekeskuseid olemas, kus ka riigiasutused oma andmeid hoiavad, ehk et meil on nagu riskid on hästi jaotatud. Ainukene selline suurem probleem, mis meil siis on see, et meil on kuskil üle 50 asutuse, millel on meil täitsa enda peetavad serveriruumid alles. Probleem ei ole mitte selles, et neil need serveriruumid on, vaid need, et seal ei tegeleta mitte kuidagi keskkonnamõjude hindamise ega ka väga sellise energiatõhususe tagaajamisega. Nii et suund peaks olema siis pigem sellele, et sellised väiksemad isetekkelised ühe konditsioneeri ja lahtise aknaga jahutatavad serveriruumid võiksid ära kaduda ja nende asemele siis võiks kõik kolida sinna kontrollitud tingimustega andmekeskustesse. Võrreldes teiste riikidega siin meie ümber, siis meie Eesti andmekeskuste see PUE ehk Power Usage Efficiency, et see elekter, mida üks andmekeskus serverit täis maja kasutab, kui palju sellest elektrist läheb siis ainult serverite käitamiseks ja mingi osa on seal vaja siis ülejäänud maja kütmiseks, jahutamiseks, kontoriruumide valgustamiseks ja nii edasi. Et selline ideaalne PUE oleks number 1. Meil on see siis praegu kuskil natukene üle 1,4. Ehk et me kasutame ikkagi päris palju elektrit veel selleks, et see andmekeskus kui selline töötaks. Aga võrreldes naaberriikidega on see natukene, mõtleme Põhjamaadega, on see natukene kõrgem kui võiks olla, aga meie kliimatingimused on siis ka sellised võrreldes Põhja-Norra, Põhja-Rootsi või Islandiga, et me ainult lahtise aknaga ei saa servereid aasta läbi tuulutada. Mingisugusel hetkel me peame sinna ikkagi jahutust ka juurde andma. Pilveteenused oli üks koht, kus meil kindlasti on võimalik veel palju ära teha. Siin on selliseid takistusi natukene ees olnud, mis on võib-olla sellised administratiivsed või organisatsioonilised. Riik on praegu nüüd just tegelenud viimastel kuudel
agaralt selle küsimusega ehk et RIKS, siis, mis haldab meie andmekeskuseid ja RIT uue nimega asutus on koondanud neid teenuseid enda kätte ja asunud seda paremini reguleerima ja korraldama, nii et asutustel on võimalik ka riigipilve oma teenuseid kolida, ei pea ise servereid üleval pidama. Ja siis, kui need riigipilve serverid on meil korralikes andmekeskustes, siis on lõpuks ka nende keskkonnamõju väiksem. Aga hetkeseis oli suhteliselt madal, kuskil 5–10% asutustest ainult võimalikest asutustest kasutas riigipilve, seal oleks arenguruumi päris palju. On riike, eks ju, kes kasutavad sellist cloud first põhimõtet, et kui mingi uus lahendus kasutusele võetakse, siis ta peab olema pilves ja põhjendama peab seda, miks ta ei ole pilves. Meil praegu on pigem olnud vastupidi, et kui keegi tahab midagi pilve panna, siis ta peab käima ja põhjendama, et see on piisavalt turvaline ja niimoodi võib teha küll. Tarkvara oli ka üks teema, mida me proovisime uurida, ütleme tarkvara ja andmed tervikuna. Seal on suhteliselt vähe ära tehtud ja siin võiks tegelikult olla selline šanss, kus Eesti saaks astuda natukene teiste sellest pikast rivist ettepoole paar sammu just riigina, sellepärast et meie digiriigi lahendused on nii nagu selline leiutajate küla, nagu me siin oleme. Me oleme kõik oma digiriigi lahendused siin koha peal ise valmis programmeerinud. Me ei ole ostnud palju tooteid sisse kuskilt Oracle'itelt, Microsoftidelt ja muudelt sellistelt suurtelt globaalsetelt tegijatelt ehk et neid kohalikke tarkvarasid võiks õnnestuda ka mõõta, nende rohelist käitumist. Kas meie tarkvarad kulutavad teie arvuti protsessorit, nii et ta huugab, ehk see ventilaator siis peab puhuma ja elektrit kulub rohkem. Ja kui palju nad vahetavad andmeid siis arvuti ja kuskil kaugemal asuva serveri vahel või kui tihti seda tehakse, mis omakorda tekitab jälle keskkonnamõju, sest need seadmed, mis internetiliiklust korraldavad, samamoodi tarvitavad elektrit ja annavad sooja ja nõnda edasi. Nii et siin võiks olla üks selline nišš, kuhu agaramalt astuda ja proovida siin kaasa lüüa. Üsna värskelt on asutud siis selliseid lahendusi välja mõtlema, millega õnnestuks testida ise välja töötatud tarkvara, selle tarkvara rohelisuse testimist. Siiamaani põhiline mure ongi olnud sellega, et kõik saavad aru, kust see keskkonnamõju tekib, aga mismoodi seda hinnata või mismoodi seda mõõta, see ei ole päriselt veel käpas olnud või ei ole nagu selliseid laialt usutavaid meetodeid. Nii, ja viimane teema, mis meil käsil oli siis digiprügi. See ei ole mitte tegelikult see niisugused äravisatavad monitorid ja muu kraam, vaid pigem need andmed, mis kasutult seisavad kuskil serverites, teie enda arvutis, teie enda telefonis. Ja neid on tegelikult ju hästi palju. Meil on digiprügi koristamise kampaania, mille Telia alustas mõned aastad tagasi ja selgub, et see on päris edukas. Tõsi küll, sellise ükskord aastas tehtava hoogtööna või talgutena ta nagu nii suurt efekti ei anna, aga leidsime mõned asutused, kes hoiavad inimestel seda digiprügi kogu aeg meeles, sunnivad neid kustutama enda järelt seda ja selline kettaruumi kokkuhoid jällegi roheline positiivne mõju selle läbi, et sa ei pea ostma mingit uut seadet, mille tootmisega on keskkonnale kahju tekitatud. Et selliseid häid näiteid meil on, aga eks ta ikkagi kõige rohkem kogu see roheline mõtlemine ka digiriigi valdkonnas algab inimeste hoiakutest ja arusaamadest ja see hoiaku muutmine on kindlasti kõige pikem protsess. Ja selline arvamus on ka, et kui ma tõstan oma arvuti kettalt need niisama seisvad failid või
või kaamerast telefonist alla laetud pildid, mida ma tegelikult kunagi enam ei vaata, tõstan nad kuskile pilveserverisse, et siis ju ei ole keskkonnamõju nii suur. Tegelikult see on ikka, need on nagu ühendatud anumad, et see keskkonnamõju võib olla küll pisut väiksem, sest server on niimoodi efektiivselt jahutatud andmekeskuses, aga see mõju on kindlasti ikkagi olemas. No nii, seal lõpuks oli siis palju poliitikasoovitusi, aga ma nendega teid tüütama ei hakka. Võib-olla panen siia lõppu veel ühe sellise nagu kaalumiskoha, kohad, mille me erinevate asutuste IT-juhtidega rääkides proovisime välja selgitada. Et meie uuringuga paralleelselt valmis ka üks magistritöö, mis viis läbi küsimuse, veebiküsimustiku IT-juhtide seas ja siis ka vestles nendega hästi palju. Me siis tegime koostööd omavahel ja proovisime nagu jõuda nende selliste otsustuskohtadeni, et kus kohas inimesed praegu pigem kalduksid rohelise mõtlemise poole ja neid ei tulnud siia väga palju. Eks, et kõige parem oleks saaks üldse ilma arvutita. Seda niimoodi keegi ei mõtle. See koht, et kas mul peaks olema enda kontoris printer või võiks olla koridori peal üks jagatud printer, see oli väga lihtne. Et, siin ei olnud nagu suurt küsimust. Kui küsiti, kas sa tahad sellist tavalist telli, mis sul täpselt 2 aasta pärast lagunebki ära või tahaksid natuke paremat arvutit, kõik olid loomulikult parema arvuti poolt. Kas nii-öelda täpselt minu vajadustele vastav arvuti või pigem selline laualaiust ekraani ja hästi suurt ja uhket arvutit, siis siin on nagu ka edevus üsna palju järgi andnud ja nagu mõeldaks, et tegelikult ma ju ainult käin veebis ja kirjutan midagi selle arvutiga, ise midagi ei rehkenda väga, et see valik isegi ei ole väga keeruline, et minna nii-öelda rohelisema valiku teed. Rentimine on samamoodi väga aktsepteeritud. See koht, et kas meil peaks olema, serverid peaksid olema kuidagi asutuse enda kontrolli all või kuskil kaugemal. Siin oli juba raske otsustada. Oli neid, kes ütlesid, et tahaks ikkagi nii, et me ise näeme, saame ise minna seda nuppu vajutada ja kui mingi rünnak on, siis lähme tõmbame kõik juhtmed tagant ruttu välja ja nii edasi. Pilvelahendusega samamoodi. Kui nüüd teha selline valiku ette panna inimesed, et nii, kas te nüüd läheksite ja ostaksite mingeid seadmeid. Me konkreetselt küsisime seal küll rohkem serverite kohta, mille puhul see hinna erinevus on märgatavam kui arvutite puhul. Et kui minna ostma serverit, millel on väga selged keskkonnanõuded külge pandud, Põhjamaades näiteks siis Rootsis on selline ports nõudeid olemas ja kasutusel riigihangetes, siis ikkagi praegu selline Exceli mõtlemine nagu võidab ja odav seade on pigem see, mille järgi minnakse. 2 kohta, kus Eesti IT-juhid praegu üldse ei ole nõus kompromissile minema nii-öelda rohelise argumendi osas on see, et kas see asi on turvaline. Niipea kui asi puudutab mingisugust andmekaitset või küberturvalisust, siis need on igal juhul esikohal valikus. Seal mingisugune, kas see seade on roheline või nii-öelda roheline või keskkonnale kahjulikum, seal ei ole mingit küsimustki. Kõik need argumendid seatakse esikohale, et turvalisus on meil väga tähtis. Ja samamoodi siis teine küsimus, et kas me peaks ehitama need seadmed kuidagi selliselt tarkvarad, selliselt, et meil õnnestuks mõõta ka keskkonnamõju või nii, et me lihtsalt saame oma tööd edasi teha, siis praegu ikkagi see selline inimlik hoiak on selline, et ekstra samme teha ei tahaks selleks, et keskkonnamõju oleks võimalik mõõta. Aga ja kui valida on inimesed või tehnoloogia, siis alati muidugi valitakse inimeste kaitsmist. Nii et kui nüüd proovida kokku võtta, et mis siis riigina tegema peab, kohe tulen sinna tagasi, ma lõpetan, see on viimane slaid. Tegelikult ju mingit väga nagu ekstra erilisi asju välja mõtlema ei pea selleks, et see IT ja selle kasutus meil saaks rohelisemaks minna. Küll aga selline hoolimine ja hoiaku muutmine oleks tarvis. Nii, Kalev tahab kommenteerida eelmist.
selle sama nimekirja pealt, vaata, sul oli alguses see umbes 3/3 tootmine ja siis natukene elektrit ja siis nagu hävitamine, eks ole. Nende vahel, kas oskad öelda, et selle otsustamise mõju tervikule on kõige suurem või kõige väiksem või kui siia fookust panna otsustes, siis on see efekt kõige mõjusam või suurem kuidagi? Need, ütleme, arvutite puhul on need kaks asja, et osta selline vajaduse põhine nii-öelda arvuti, et sul ei pea olema kõige vingem ja kõige kiirem protsessor, kui sa tegelikult ainult Delfis käid selle kaudu. Aga see, et see seade koosneks kvaliteetsetest komponentidest, mille eluiga on pikk, see on nagu kõige lihtsam selline isiklik valik, mida igaüks saab teha ka oma telefoni või millegi muu sellise puhul. See rentimise asi, see oli, puudutas konkreetselt seadmeid. Ma arvan, et Eestis nagu see koht, kus kõige suurem keskkonnasääst oleks võimalik saavutada, oleks selle 50 serveri ruumi kinnipanemine, 50+. Kõik ei õnnestu kinni panna ja nii edasi, aga me täpselt ei tea, kui suur on nende keskkonnamõju, aga kõik nagu, kui kaudne selline arvestus teha selle kohta, et kuna keegi ei mõõda nende tegelikku keskkonnamõju, siis me ei tea, palju seda nii-öelda negatiivset on ja palju kokkuhoidu tekiks, kui me viiksime nad kesksesse andmekeskusesse. Aga kõik sellised näited, mis tehtud on varem, kus on mõõdetud seda, ütlevad, et see kokkuhoid on päris oluline. Võib-olla seal, mitte ainult selline seadmete arvelt, füüsilise ruumi arvelt, mida sa soojendama või jahutama pead ja nii edasi. Seal on palju aspekte, aga see võiks olla nagu Eesti jaoks selline üks koht, kus kiiresti võitu saavutada. Ja teine oleks rohelise elektri kasutamine. Et see põnev küsimus, et kuidas me siin võrdleme kuskil teiste riikidega, ega päris täpselt ei tea, et see ongi nagu selline mahu küsimus, et meil on siis, kui me võtame kohalikud omavalitsused ka juurde, eks ju, natukene laiendame seal, võib-olla saame kuskil peaaegu 300 000 inimest, kes nii-öelda kaudselt on kuidagi kohaliku omavalitsuse asutuses, riigiga seotud asutuses, võib-olla riigi poolt asutatud ettevõttes või sellises, et igaühel on arvuti, mõni seade, neid teenindab mingisugune hulk seadmeid, et sellel on kokkuvõttes ikkagi selline arvestatav keskkonnamõju. Naaberriigis on see number võib-olla 10 korda suurem, kui palju neid inimesi sealses digiriigis toimetab. Nii et ta on nagu selline mahu business nii-öelda. Aga see, kus meie siis saame seda mõju avaldama hakata, on see, et riigina on see, et me hangime seadmed ehk hankimise hetkel paneme mingisuguseid nõudeid seadmetele ja nende keskkonnasõbralikkusele. Ja see, mida me praegu üldse ei tee, on see, et panna nõudeid ka sellele, mis nendest pärast saab, kui riik neid enam ei kasuta. Ja siin on see, kus teised riigid on teinud rohkem samme, me saame neile järgi minna. Sul on küsimus? Ja ma tahtsin küsida, et meil on siin Tallinna külje all ju Greenergi andmekeskus, et kas ei oleks nagu väga lihtne lahendus, kuidas kogu avaliku sektori andmed saada väga roheliseks? Ja, sellega on muidugi palju selliseid peeneid küsimusi, et potentsiaal on seal olemas. Hetkel on ta ju veel suhteliselt tühi, aga tõesti riik võiks, ma ei tea, rentida seal ühe korruse või seal ruumi ja saada kohe sammu võrra või grammi võrra rohelisemaks oma andmekeskustega. Kas seda kaalutakse või plaanitakse, minul andmeid ei ole, seda peab küsima Riti käest. Jah, neid võimalusi on. Kui veel, ma küsin ka ühe, et selle sinu eelmise teema püstituse jätkuks, et kas sa tead, et mida nende poliitikasoovitustega nüüd edasi tehakse, et kas kaalutakse mingite nii-öelda regulatsioonide või hangete tegemisel sisse viia mingeid selliseid aspekte? Just oleme kohtunud selle sama Ritiga. Nendel on terve tegevuskava tekkinud nüüd, kuna nad on väga uus asutus, kõikide riigiasutuste töökoha seadmete, need on siis arvutid, printeri, selline haldamine, soetamine läheb nende kätte. Ma usun, et nad said selle ülesande praeguseks juba hakata siis nii-öelda seda seadmete keskkonna jalajälge regulaarselt mõõtma. Ehk et kõik andmed koonduvad nende kätte, selle rehkenduse sinna juurde panemine, et sellise protsessori ja mälu ja nii edasi ka arvuti selle keskkonna mõju eluea jooksul on selline. Et ühest küljest peaks meil paranema see sama mõõdetavus. Sellised muud
tegevused ja soovitused, mis me andsime, nendest saab siis selle Digiriik 2030 arengukava selline tegevuskava rohelise digiriigi suuna või ma ei oska öelda, sellise samba osas, mis sinna juurde tuleb. Ma olen kuulnud, et seda plaanitakse valmis saada aasta lõpuks, aga ma päris täpselt, MKM peab siin kuskil, siin meil vist kedagi ei ole, sa Tiina ka ei tea ilmselt, mida teine osakond teeb, nii et peab küsima. Ja üks väike küsimus veel, et kas oli midagi sellist, mis üllatas teid või oli see, need tulemused ootuspärased? Kui me hakkasime seda uuringut tegema, siis ma ise ausalt öeldes arvasin, et me ei saa mitte mingisuguseid andmeid. Sest, enne kui me seda üldse pakkumise tegime, et hakata sellist uuringut tegema, me natuke ikkagi vaatasime ringi, et kas me päriselt ka suudame midagi sellist ära teha ja see pilt oli kaunis hõre. Need üllatas pigem see, et me ikkagi jõudsime mingite numbriteni ja saime ka sellist konstruktiivset vestlust pidada riigiasutustega sellel teemal. Aga võib-olla nagu negatiivsema poole pealt oli see, et vestlus siis IT eest vastutavate inimestega mitmesugustes asutustes oli ikkagi selline, sa lähed küsid mingisuguse rohelise teema kohta nende käest ja neil ei ole nagu üldse mitte mingid, nagu ükski lambike põlema ei lähe, silme ei sära ja nad nagu ei haaku alguses selle teemaga üleüldse. Nii et ma arvan, et meil on nagu sellise teadlikkuse tõstmise ja harimise osas selles ühes ametnike segmendis veel päris palju teha. See areng meie projekti jooksul toimus, aga me nägime ka selleks päris palju vaeva, korraldasime töötubasid, vestluseid kuni seal MKM-i asekantsleri kaasamiseni välja, et miks selle teemaga on vaja tegeleda praegu, siis kui meil on sõda, kriis ja mingisugused muud asjad veel, aga lõpuks nagu kõik asjad said ilusti ritta, aga algus oli päris raske. Aitäh!